Ma olen täna veits teistsuguse videoga siin YouTube'is ja siin kaamera ees. Nimelt ma nägin täna hommikul ühte artiklit ja kogesin ka midagi väga ebameeldivat, mille pärast ma mõtlesin, et ma ei viitsi enam vait olla ja ükski naine ei peaks vait olema. Nimelt hommikul, kui ma tegin Facebooki lahti, ma nägin seda artiklit siin, mille sisu on siis põhimõtteliselt, et kui naised ei taha, et neid vägistatakse, siis nad ei peaks õhtuti väljas käima. Ja siis täna see, mida ma veel sinna otsa kogesin, panigi mind mõtlema, et mul on väga suur platvorm, ma suudan väga paljude inimesteni jõuda ja ma peaksin kasutama seda millegi ka positiivse jaoks, mitte lihtsalt nii-öelda selfide ja ma ei tea, mis videote jaoks. 25. detsember ma kõndisin siis trennist koju. Täiesti tavaline päev. Kell oli midagi 2 ja 3 vahel või natuke peale 3. Ja ma olin EBS-i ees. Hakkasin siis kodu poole liikuma. Ja mul olid klapid kõrvas. Kuulasin muusikat, mul oli ülihea tuju. Ja järsku ma tunnen, kuidas keegi selja tagant oma käega üritab oma näpud siis suruda mulle väga privaatsetesse kohtadesse. Ma olen alati arvanud, et ma oleks see inimene, kes hakkab röökima, kätega vehkima, tõmblema vastu, tekitaks siukse nagu ebamugava olukorra sellele inimesele. Ja kui see juhtus, ma lihtsalt kiilusin kinni, pöörasin ümber ja mu selja taga oli 2 meest. Mitte kedagi teist lähedal ei olnud isegi, seega võib-olla sellepärast ma kiilusin kinni, sest ma sain aru, et kui ma mingi draama alustan siin, siis see võib veel inetumalt lõppeda. Mu selja taga olid siis 2 täiskasvanud meest, siuksed. Üks oli natuke noorem, 35–8, teine oli natuke vanem, siuke 40 poole ja sinna pealegi. Ja ma vaatasin neile otsa. Ja mu suu vajus lahti lihtsalt. Ma seisin nagu loll, mind oli just väga ebasündsalt käperdatud. Ja ma seisin suu lahti ja vaatasin neile otsa. Ja ma kiilusin kinni. See muidugi andis neile hoogu juurde. Ma ei saa täpselt aru, mida nad ütlesid, sest nad rääkisid vene keelt. Aga ma eeldan, et kuna nad tegid väga ebasündseid liigutusi ja nii-öelda märkusi selle peale, et mul suu lahti vajus, siis te võite kõik ainult arvata, mida nad arvatavasti siis ütlesid. Ja ma seisin, ma pakun seal siuke 30 sekundit vähem. Aeg tundus nii aeglaselt minema, ma arvan, et oli vähem 10 sekundit. Kuni ma sain aru, et hakka liigutama, mine ära, mine ruttu ära. Ja ma läksin üle tee Lembitu pargi poole. Ja ma helistasin värisevate kätega oma elukaaslasele. Ja ma lihtsalt puhkasin nutma. Ma tulin koju. Ja ma lihtsalt nutsin mingi 2 tundi järjest. Kuna see ei ole esimene kord, kui midagi sellist on juhtunud. See oli esimene kord, mis on sellisel tasandil juhtunud, et mulle tõesti üritati näppudega kuskile torgata sisse. Aga kuna see ei ole esimene kord, kus on nii-öelda käperdatud, siis ma tükk aega mõtlesin, kas ma teen sellest liiga big deali. Sest et we've all been there, on ju. Meid on kõiki klubis kanni katsutud nii, et me seda ei tahaks või hõõrutud oma private partsidega vastu sind.
või öeldud midagi väga ebasündsat ja ma mõtlesin tükk aega, et mis ma teen, et kas ma reageerin üle, sest et kõik naised on ju seda läbi kogenud. Ja siis käiski mul see nagu tuluke peas, et oota reaalselt kõik naised, keda mina tean, neid on kas vägistatud või seksuaalselt ahistatud. Ma arvan, et me kõik teame vanaemasid, emasid, tütreid, sõbrannasid, keda on seksuaalselt ära kasutatud. Sellel hetkel ma sain aru, et that's the whole fucking reason, miks ma peaks politseisse avalduse tegema. Ja ma tegin avalduse, saatsin selle ära, mulle tuli kinnituse email. Ja siuke 3 nädalat läks mööda, võib-olla isegi rohkem, 6 aega. Ja mulle tuli kõne uurijalt. Naisuurija ta oli nii fucking armas. Põhimõtteliselt ta esimene küsimus mul oli, mis sul jalas oli? Ja ma ütlesin, et teksapüksid. Ja me mõlemad lihtsalt hingasime siukse nagu kergendustundega. Ja siis oli täpselt see, et jumal tänatud, et vähemalt teksad, et need on tugevad, eks ju. Ma ütlesin jaa. Siis ta ütles, et okei, et kui sul oleks retuusid olnud ja see oleks juba põhimõtteliselt kuskile edasi läinud need näpud, siis see oleks vägistamise all. Ta ütles, et nad vaatasid kaameraid, tähendab rääkisid EBS-iga ja kahjuks see kaamera, mis on sinna parkla ette pandud, ei ulata välja täpselt ülekäiguraja ette. Seega videot nad ei saanud, aga neil on minu nii-öelda description nendest inimestest ja nad jätavad need kirjeldused nendest meestest endale alles. Küsis veel kuhu poole liikust, et äkki kuskil on veel kaameraid. Ja siis ta ütles, et tuleviku mõisteks jäävad need nii-öelda kirjeldused siis andmebaasi. Ja see kindlustunne, mis ta mulle andis, et ma tegin õigesti, oli 1000 tänu sellele naisele. Ta ütles, et alati, kui sind valesti katsutakse või tehakse midagi, alati tehke avaldus. Ja see panigi mind mõtlema, et ma peaks rääkima sellest, sest ma olen kindel, et siin vaatab tüdrukuid, keda on viimase 6 aja jooksul, 2 nädala jooksul ja kaugemalegi veel ahistatud, käperdatud ja väga kurva südamega ütlen ka, et kindlasti vägistatud. Kõik siuksed asjad peab avalduse tegema politseisse, jäta nii palju meelde, kui sa saad. Sellel hetkel, kui ma kinni kiilusin, oli ainult üks asi, vaata, mis neil seljas on, vaata, mis neil seljas on. Et ma saaks mingi kirjeldus anda, millist nad välja näevad. On tõesti siuke šokimoment, et ma olen alati mõelnud, et ma oleks nii nagu jaksu täis naine, et ma paneks niimoodi vastu ja kui see sinuga juhtub, sa oled nagu mingi wow. Ja kogu point ongi see, et miks ma ei tahtnud nagu alguses kirjutada, sest kõik naised on selle läbi elanud. Ja ma ei taha, et ükski mees arvaks, et ma neid süüdistan, sest et jah, nagu see lause läheb, it's not all men, but it's all women. Ja kui ma seda artiklit täna hommikul nägin, ma olin mingi see ei lõppe. Selliseid sünnib aina juurde ja peale ja naised peavad alati tundma ennast hirmul, kui nad on üksi ja ei ole vahet, kas on õhtu või on päev, kell 3 kooli ees või kas on sul seljas miniseelik või sul on dressi, bluus, jope ja püksid. Sellel ei ole vahet. Ja täna, kui ma trenni kõndisin, siis tuli mu selja taha üks mees. Ja hakkas mu inglise keeles rääkima ja ütles lihtsalt, et sul on nii ilus perse, aga inglise keeles. Ja enne kui ma talle otsa vaatasin, mul käis reaalselt peast läbi mõte, et palun, et see uuesti ei juhtuks. Sest et nagu, ma tean, et siin on kindlasti palju, kes vaatavad seda, mõtlevad, mida tulub, et keegi käperdas teda. Keegi tuli minu isiklikku ruumi, arvas, et tal on õigus oma näppe üritada mulle sisse lükata.
nii et jah, mul on õigus olla ikka veel hirmul või nagu ma tean, et see, mis minuga juhtus, ei ole nii hull, kui väga paljudega juhtunud on. Aga see ei ole võistlus. Ükskõik, mis paneb sind tundma, et keegi on sind ära kasutanud või sind ahistanud, on valid point. Sul on õigus tunda nii. Mul käis reaalselt pääst läbi, et palun. Not fucking again. Õnneks, jumal tänatud, ta ei katsunud mind, aga need kommentaarid ja ta ei lõpetanud ära. Ja ma sain aru, et eelmine kord oli mul õppetund. Võta kokku ja hakka teda sõimama. Ja ma ütlesin talle inglise keeles, ma siis räägin ka mis inglise keeles, ma ütlesin fucking leave, you're disgusting, this is not okay, go away. Ja selle peale ta ütles, aga ma tegin sulle ju komplimendi. Ja ta ei jätnud rahule ja ta ilkus edasi ja ta vaatas ainult ja ta seisis mul täpselt selja taga, ta ei nagu külje peal selja taga. Ta ei jätnud rahule, kuni õnneks tuli läks rohelseks ja see tüdruk, kes mu kõrval oli, ma ei julgenud siin sellel hetkel vaadata, aga mu kõrval oli mingi tüdruk. Ma päris täpselt aru ei saanud, mis ta ütles, aga umbes mingi she told you to leave või stop või midagi, et nagu go fucking away, vaata. Et sellele tüdrukule tuhatanu ja niimoodi peakski naised üksteise eest seisma. Issand jumal, ma ei arvanud, et see video nii läheb. Mulle tundus, et see mees on tuttav. Ta oli T-särgiga, rohelise T-särgiga ja lühikeste pükstega. Ja mulle tuli meelde see Kendra Katrina viral TikToki video. Mees lumetormiga kõnnib rohelise T-särgi ja lühikeste pükstega ja see oli see täpselt sama mees, umbes täpselt samas kohas. Ma olin siis Viru ja Estonia, tähendab Solarse Estonia üle Kuraja juures. See viraalne TikTok video oli filmitud Viru keskuse ees vist. Ehk siis seal samas kandis ta tiirleb. Ja siis kui ma seda artiklit nägin ja ma näen, mis mõttemaailm noortel kuttidel on. It's never gonna fucking stop. Kui me naised ei võta seda mentaliteeti, et it happens to everyone. What's the big deal? Kui me ei võta seda ja me ei lükka seda ümber, et ei, see ei tohi kõigiga juhtuda ja kui juhtub, you're gonna feel sorry, sest et me peame enda eest suutma seista ja sa ei pea neid avaldusi kohe tegema. Kui sa tunned, et sa ei suuda kohe avaldust teha, sa oled traumeeritud, see on fine, võta oma aeg, aga palun tee seda. Ma guugeldasin natukene ja ma üritasin leida organisatsiooni, kes toetaks seksuaalselt ahistatud naisi või midagi. Ma ei leidnud ühtegi. Sest ma tahtsin anda selle video kõik tulud sellele organisatsioonile. Ja ma ei leidnud ühtegi. Ja siis ma sattusin uudiste peale ühest sporditüdrukust Miiast, kes käis kohtuvahet. Ja goal, et ta kohtukulusi katta, oli 3000 eurot koguda, ta teenis ainult 700. Ja see näitab, kui savi meil on mingi, teda käperdati. See ei ole okei. See ei ole üldse okei. Ja siis ma veel guugeldasin natuke. Ja ma otsustasin, et ma ikkagi annetan selle video tulud. Ja need lähevad Eesti Inimõiguste Organisatsioonile. Sest nemad olid ka, ma armastan aidata ja see Inimõiguste Organisatsioon olid ühed, kes olid seotud selle Miia case'iga. Ja Miia looga. Arvan, et ma ei tea, nagu nüüd, kui ma selle video olen ära teinud, ma olen mingi, what's the point? Sest ma hakkan nii palju heiti saama. Küll naistelt, küll meestelt, kes ei saa aru, et see on suur probleem. Aga kui sinuga on see juhtunud, ükskõik kui väike, ükskõik kui suur, räägi sellest kellegile, kui sa ei julge avaldust teha. Aga ma utsitan kõiki olema vaprad ja reaalselt astuma enda eest välja, sest täna ükskõik kui palju mul oli mingi, ma ei tea, PTSD sellest eelmisest korrast ja täna, kui see mees mu selja taga oli. Ma võtsin ennast kokku ja ma hakkasin vastu ja ma tegin häält. Ja võib-olla see oli see kambavaim, et mul olid inimesed ümber ja ma julgesin, vahet ei ole. Kui sa ei julge häält teha, tee avaldus.
kirjuta oma tuttavatele, räägi sellest, ära ela üksinda selle teadmisega, mis sulle on tehtud või mis sinuga on juhtunud. Ja tõesti, jumal tänatud, et mul olid teksapüksid jalas. Väga loll asi, mida mõelda, sest et meid naisi õpetatakse umbes, kui sa meeldid poisile, siis ta kiusab sind ja ta teeb seda ja seda. Ja mul on siuke tunne, et täiskasvanu versioon on sellest, kui sa meeldid mehele, siis ta ahistab sind seksuaalselt. Tead, meestele ma panen ka südamele, kuigi see ei ole kõik mehed, siis kui sinu sõprusringkonnas sa oled näinud kedagi, kes ei saa aru sõnast ei, kui sa tead kedagi, kes on kedagi ahistanud, kui sa tead kedagi, kes on kedagi vägistanud või sa tead kedagi, kes on kellelegi korki pannud ja sa oled ikka taga sõber, siis sina oled täpselt sama palju süüdi kui tema. Lihtsalt tuleb enda ümber leida tugivõrgustik ja ma olen nii tänulik oma elukaaslasele, kes kohe lohutas ja kohe aitas ja kohe nagu oli mu jaoks olemas ja ka täna ütles, et muidugi tee see video. Et siukest support gruppi on vaja ümber ja kui sul ei ole seda, siis minu DM'id on avatud. Nii et